No tervitus kõigile. Täna on 2. august, puhkus on peaaegu läbi ja nagu näha, siis kalale ei ole saanudki eriti. Nagu ikka puhkuse alguses lubasin, et teen igasuguseid käike, aga võtta näpust. No tegelikult 2 korda olen käinud, 1 korra käisin karjääris linaskit proovimas, just siis, kui need kuumad ilmad siin algasid. Ja täiesti mõttetu käik oli, hommikul vara läksin, tundus, et okei, ja siis hakkas päike lõõskama ja ei võtnud enam seal mitte ükski kala, linaskist rääkimata. Ja nädal tagasi käisin Kunda jõe ühte ülemist lõiku uurimas 40 kilomeetrit siit edasi või ülesvoolu. Iseenesest ilus koht, vesi oli kõrge, panin pikad saapad jalga ja sain vist oma paar kilomeetrit seal kolada, kui mulksti astusin kopra auku. Mõlemad saapad äärini vett täis ja oligi kogu lugu. Siit moraal, et tuleb ikka kahlad osta ja siis võib uuesti sinna ülespoole minna. Siin on nüüd veetase kõvasti alla läinud. Ohoh, mul on üks põhjakas juba sees sissejuhatuse filmimise ajal ja tundub, et juba keegi võttis. Ehk siis olen nagu ikka oma põhikohas. Eesmärk oleks saada siis täna ahvenat, sest väidetavalt ahven peaks praegu kõvasti liikuma ja midagi vist on juba otsas. Okei, kontrollime. Ei, vist lihtsalt näksas. Ei ole, jah. Läheb tagasi. Ühesõnaga, eesmärk oleks siis täna ahvenat proovida põhjakaga, džigiga. Ei saa aru, mis toimub. Džigiga ja lanti loobin ka. 2 pinnat on kaasas. Proovin väiksema landiga ahvenat saada ja kui seda ei taha, siis läheb see ka põhjaõngega püügile ja jätkan ka oma räimeprojekti. Nii kauaks, kuni õnnestub äkki saada väiksem elussööda ahven siit, siis sellega haugile. Vot sellised lood siis, aga okei, mina hakkan püüdma ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Nonii, tundub, et esimene ahven on käes. Võttis siis pinna otsas olevat tussi. Ups. Niisugune paras, selle võib isegi koju võtta. Korraks raputas, kaugelt kuulsin ja siis jäi vaikseks. Noh, selline. Okei, see läheb nüüd sumpa ja siis proovime edasi. Käsi on tänaseks valge. No nii, mitu tundi vaikust ja nüüd vist tuli lõpuks keegi põhjaõnge otsa. Ja isegi midagi kobedamat. Korralik ahven. Samal hetkel jäi just lant ka lähedal puu otsa, nüüd ma hakkan seda päästma kohe. Nii, selline. Tundub, et teine, mis mul on praegu elussöödaks, tuleb ka ära võtta, siis saab koju viia nad. Aga seis on üldiselt vilets. Jões ikka kala ei ole, iga aastaga läheb vist olukord siin viletsamaks, nii et aga selge, ma veel võib-olla paar tundi olen ja siis vaatame edasi, kas laseme need ahvenad lahti või saan paar tükki veel juurde ja saab koju viia. Okei, jätkame. No nii, no nüüd on küll keegi osas igastavas. Ja olemas vist, aga mitte kõige suurem. No võt. See on nüüd paras elussöödaks. Seda on juba keegi kukla pealt närinud ka, nii et las läheb uuesti augi proovima. Okei, jätkame. Paistab, et nüüd on ahven liigutama hakanud. Ju on kellaaeg õige. No nii,
tundub, et võib hakata vist tänast päeva lõpetama. Kui ausalt öelda, siis suht seal samuses päev. Lõppkokkuvõttes siis põhjakaga 3 ahvenat. 2 tükki oleks pannile sobinud. Aga üks pääses minema elussööda rakenduse otsas. Üks on veel siin kõige suurem on sumbas, aga seda vast kaasa ei hakka võtma üksikut. Ja üks väike, mis on praegu siiamaani veel seal elussööda otsas, see läheb ka tagasi. See oli juba enne rappida ka saanud, nii et ühesõnaga tunne on ikka selline, et iga aastaga jääb siin kala vähemaks, just ahvenat. See aasta ei ole spinninguga ja landiga mitte ühtegi ahvenat saanud. Põhjakaga on mõned tulnud. Noh, õnneks on veel aega püüda. Täna on alles 2. august. Aga kalaga on jah kuidagi imelikud lood. Haug ei taha ka siin lanti ega elus sööta. Tagakaldas seal täna solistas küll korralikult, eks ta seal mingid väiksemad maimu püüdis vist. Aga vot minu õnge otsa ei taha tulla. Uus rull on hea, aga nöörivalk on täiesti mööda. Ma ei tea, miks ta nii kergesti katki läheb, nii et täna jäi üks ilus põhjaõnge rakenduspõhja tänu sellele. Paistab, et sõlmekohad on selle nõrkuseks. Kirjade järgi peaks muidu 2,5 kilo tõmbejõud olema, aga sõlmekohast tundub, et läheb krõpsti katki ja midagi. Nii et ka ei riki küll, aga pehme. Võib-olla kuskil järves, kus on puhas põhi, siis võib sellega ahvenat püüda või midagi sellist väiksemat kala, aga kui praegu peaks haug otsa tulema, siis suure tõenäosusega oleks köögaga. Vot nii, aga mul on siis veel sorry. Järgmine nädal on veel puhkuse aeg, aga iseasi palju kalale saab, et endiselt jätkub mul siin Kundas või meil jätkub siin Kundas see korteriprojekt, mida ma vist olen paar korda maininud. Sain köögimööbli kätte ja eelmine nädal panin selle, või see nädal panin selle kokku. 3 päeva läks aega. Nüüd ootan ehitajalt vastust, millal ta saab hakata plaatima ja mööblit seina kruvima. Teine pool läheb juba järgmise nädala keskel tööle ja mina vist siis 7. või 8. linna tagasi ja siis jäävad ainult nädalavahetused või kui tööl vaiksem on, siis äkki saab muud käigud ühildada koos kalalkäiguga. Vot seekord siis selline igav lugu kahjuks. Vaatab, kas jõuab äkki veel homme või ülehomme käia ühe järve ääres, mis ma siin mainisin. Üks Lääne-Viru järv sai välja otsitud. Võtaks pooliks paadiga sinna minna peale. Aga lubama ei hakka, igasuguseid muid asju on praegu nii palju ette tulnud, et enamus puhkuse ajast on hoopis toas veedetud. Aga see selleks. Aitäh kõikidele, kes on kanali tellinud. Praegu on tellimisi päris metsikult juurde tulnud. Poleks elus osanud oodata, et nii palju tellijaid tuleb. Äkki kunagi saab isegi 1000 täis, milles ma küll natuke kahtlen. Selleks peaks ikka head sisu tootma, nii et ma ei tea, kuhu ma pean kalale minema. Et vaatajaid tuleks ja oleks põnevam ka. Praegu on niisugused igavad käigud täiesti olnud. Aga okei, aitäh, et vaatasid. Kui uus video tuleb, siis tule ikka tagasi, sest äkki siis on juba midagi näidata ka. Näeme järgmine kord ja tšau. Lugesin juba lõpusõnad ära, aga unustasin näidata, et lasen ikka seda ühe ilusa saadud ahvene lahti. Et ühte ei ole mõtet kaasa võtta ja ilus suur on ta küll, aga las kasvab. Tasa nüüd, las ma saad kohe vabaks.
nii, ilusani nahven ja ops, läheb tagasi. Sumbale sai ostetud uus karabiinidega selline kinnitus. Kes mu viimast Rabajärve videot vaatas, siis seal ma rääkisin, kuidas tavaline ekspandri kumm tuli lahti ja kahv kogu kaladega läks põhja. Sellel on nüüd karabiinid otsas ja peaks natuke parem olema. Vot sellised lood. Nii, kala on tagasi lastud, see väike ahven on juba surnud seal elussöödõnga otsas. Loopisin veel seda paar korda siin edasi-tagasi, et äkki ikka mõni lollike haug võtab, aga tundub, et mitte. Kobin tänaseks koju nüüd. Tšau!